Rapla maakonna spordiliit asutati 29. novembril 1990 ja registreeriti Rapla maakonna ettevõtte registris 23. jaanuaril 1991. Selle aja jooksul on olnud ja valitud 11 juhatuse koosseisu ja esimeseks juhatuse esimeheks oli Eino Mikomägi. Rapla maakonna spordiliidul on olnud tööruumid 3 kohas. Esimeseks tööruumideks oli Tallinna maantee 37 Raplas ja seal oli Rapla maakonna spordiliit kuni aastani 2010. 2010 oli spordiliit Okta Centrumisse ja oli tähtajaline leping 5 aastat ning 2015 aastal kolis spordiliit siis edasi Raplas Sadolin spordihoonesse, kus on tänapäevani. Eerik ju tuli peale Hennot, siis olid teised ajad 2005-2006. Henno, kas läks vanaduspensionile? Minu arust hakati otsima lihtsalt, et Enno hakkas vanaks jääma aga Enno kingad olid ikka suured, et ega see töö, mis Enno oma tiimiga teinud oli ikka äge. Mina ütleks, et oli tore aeg, meid oli kabinetis 3 inimest ja meenutan, et Laine ja Elle olid minu ajal ja Laine siiamaani. Ega need sportimist kordade arvud kindlasti võib-olla on kasvanud, aga inimeste arvud sportimas olles on ikkagi pigem vähenenud. Mul oli hea sekretäriaat või kamp, kes kontrollis ka seda, et kella 9 pidi tööaeg hakkama. Mina olin harjunud sporti juhtima ja sporti toimetama selliselt, et 24/7 tuli sporti teha. Aga terve rida asju sai koos inimestega tehtud, ega mina ei teinud siin üksida midagi. Ma viisin süsteemi sisse, eks ole, alates sellest, et ma sõlmisin valdadega kõik lepingud, mul olid kõik lepingud, sealt oli raha garanteeritud, mul olid head suhted olümpiakomiteega, head suhted kultuuriministeeriumiga, ühesõnaga kõigi nendega, kes seda siis raha nagu meile andsid. Ainuke probleem oli võib-olla maksuametiga, eks ole, sellepärast, et ütles, et miks te ei tee tasuta üritusi, aga minu vast kõik üritused olidki tasuta. Eks sai terve rida nagu uuendusi sel hetkel tehtud, eks ole, aga eks see oli see kollektiivse töö tulemus, et ütleme alates sellest, et need kõik valdade mängud saime ju tänu Aarele saime siin videosse, eks ole, ise ma võtsin hästi palju, fotosid sai hästi palju tehtud. Kui oli autasustamine, anti karikaid, siis pärast juhatusele esitati kaebus, et karikad ei pea sampust kinni. Raamatuga oli selles mõttes hea, et eks ole, et eeltööd oli ju väga palju, eeltööd olid hästi palju tehtud, siin on ju raamatus täpselt kirjas ka, ei jõua siin kõiki nüüd ette lugeda, kes selle eeltöö kõik ära tegi. Raamatu pani siis härra Hans Reimann pani kokku. Mina mõtlesin kujunduse ja küljendasin ja valmistasin ta trükiks, et raamat tuli ilus välja, ise ma arvan niimoodi ja eks ilu on vaataja silmades. Tulevikus, kui 3. raamatut teha, siis soovitan hoopis hooandjat. Aasta oli siis 2009, kui äkki kuulutus ilmus ja ma otsustasin ka kandideerida, kuna Urmas oli ära läinud, et siis kandideerisin ja osutusin valituks. Ma sain aastakese alla neid asju teha, siis tuli kohe euro peale. Euroks, lihtsalt natukene oli vaja kogu aeg arvutada, et suvemängud, talimängud olid juba eelnevalt hästi töötanud, me nendega jätkasime. Ega asi töötas, mis tol ajal selle 2010 või 9–2015 mina olin siis, mis juurde tulid, oli tänu meie jooksumeestele, sai 2 sarja alguse, mis siiamaani töötavad, on Rapla Selveri suurjooks. Ja ka tol ajal Eerikuga sai räägitud, et hakkame tegema analoogselt Paide Türi jooksuga, siis Rapla Kehtna jooks sai teoks. Ja siis toimus ju 5 korda Rapla rull, mida me siis ette võtsime. Siis olid tervisekõnni ja jookse Raplamaa terviseradadel, et need sarjasid tekkis ja liikumissari tekkis, et ühesõnaga selles mõttes oli hea ja muidugi omavalitsused olid hästi huvitatud ka näiteks tali- ja suvemängudest, et tegelikult panustati sinna, et 2010 andsime ka välja ühe, kus jällegi kaasautorid oli hästi palju
nii tehnilisi kui ka loomulikult sisulisi ja sissejuhatus tegi ka tollane juhatuse esimees Aivo Sildre siin, aga siuke väike brošüür sai antud siis Spordiliidu 20 juubeliks. Tublide spordiveteranide toel ja nende najal sai ka mindud järgmise raamatuni, et kui eelmine raamat lõppes sisuliselt ju ütleme siis esimese vabariigi aasta lõppemisega ja vahele tuli siis teine maailmasõda, et siis peale seda siis hakkasime koguma uut materjali siia, sest et veteranid ütlesid, et praegult veel on inimesi, kes saavad rääkida ja oma mõtteid edasi anda. Siis sündis Raplamaa spordilugu teine raamat, ka autoriks Hans Treimann. Peale mind võttis ohjad üle Rein. Juhuslikult olin vaba mees 2015 ja ajalehest luges, et Rapla spordiliit otsib juhti, siis ma kohe helistasin Priidule, et mis mõttes otsite, et ma olen olemas. Aga siis sai jah seda alustatud ja nagu siin eelkõnelejad rääkisid, et süsteemid olid paigas, rahastused olid paigas, sporti tehti, et ma võtsingi üle selle nagu hästi ajutiselt, võtsingi need raamatud ette ja selle brošüüri ka Rapla maakonna spordiliit 20 ja selle järgi siis vaatasin ajalugu ja õppisin ajalugu ja toimetasime. Peale minu ajal tuli koroona peale, see oli siuke ka huvitav aeg, et nagu sporti teha ei tohtinud või üksinda tohtisid metsa all kuskil midagi teha, võistlusi eriti ei tehtud. Ja mis ta oli meile või spordiliidule hea, et meil jäi tegevuskulusid kõvasti järgi ja ma hakkasin planeerima siis kodulehe uuendamist. Kui ma tulin spordiliitu, oli võistlejaid või nii-öelda harrastajaid, sportlasi oli 2300 Rapla maakonnas. Need olid need ametlikud spordiregistri andmed, siis tänaseks on neid 3500 ja rohkem, et ikkagi sporditegijate arv on kõvasti tõusnud. Jah, siin Eerik ütles, et pigem ei ole tõusnud, aga just nimelt, et neid alasid on juurde tulnud ja ühel ajal on nii mitu võistlust. Rein siis tegi oma tööd kuni 23. aastani. Toimus konkurss ja konkursis osutus valituks Janar Soo. Mina jõudsin oma poole aastaga siia selle e-hääletuse toimima panna, mis oli ammu juba vaja ja oli näha, et tuleks nagu kaasajastada, aga võib-olla olingi paar generatsiooni nagu liiga taga, et kohe järsku väga suuri muutusi organisatsioonides on raske teha. Minul ühe mehe ettevõttes on see väga lihtne. Võib-olla ka Reinu ajal arutati, et ka rahvast saaks kaasa rääkida nagu maakonnasportlaste tundmisel, eriti esiteks, kui me neid esitleme ja ka presenteerime ja ka loomulikult kaasa rääkida hääletamisel ja parimate valimisel, et siis ütleme, et sinu ajal ta sai ikkagi teoks. Meedia dikteerib väga palju just seda spordi suunamist, et kui me mäletame 80-ndat, kui suusatamine käis ainult metsade vahel kella ja stopperi, siis mida aeg edasi, seda rohkem meedia ütles, et see inimene peab olema kogu aeg pildis. Täna on kõige tähtsam ikkagi sotsiaalmeedia. Kui sind sotsiaalmeedias ei ole, siis sind ei ole olemas. Ühesõnaga minu see pool aastat või natuke rohkem lõppeski nii, et ma tundsin, et ma nagu enda neid muutusi on võib-olla siis vara korraga ära viia ja see hakkas pärssima nii-öelda seda motivatsiooni. Loomulikult on üks suur osa meil ka koolisport, aga Laine, kõige kauem töötanud inimene järjest, elanud üle kõik need tegevjuhid ja peasekretärid. Spordiliitu tulin ma tööle 2001 aastal. 1. veebruaril saab mul siis 25 aastat olla spordiliidus tööl. Ja kogu aeg olen ma tegelenud siis koolispordi edendamise ja vedamisega. Aastate lõikes on koolinoortele võistlusi 60 ja 65 võistluse vahel. Ja koolinoorte võistlusi toimub 14 spordialal. Kõige rohkem on võistlusi kergejõustikus ja jalgpallis. Koolinoorte võistlused on väga mitmekesised, nii et tegelikult on koolisport täiskasvanute spordi alustala. Igal aastal kirjutan ma diplomeid kuskil 2500 ja medaleid on natukene alla 2000. Kui siis korrutada 25 aasta jooksul palju neid diplomeid ja medaleid on siis välja antud, tuleb ikka päris hea arv.
koolinoorte võistlustel aasta jooksul on osalus kordiõpilastel 3 kuni 4000 vahel. 2026 aasta tulevad uued asjad, et jätkame sammusarjaga, mis aprillis läheb käima ja loomulikult ootame siin osalejaid ja kindlasti tulevad loosiauhinnad ja ka sammujatele. Jätkame terviseradade niinimetatud rajavallutaja projektiga, mis saab tõenäoliselt algust juunist. Jätkame seiklusorienteerumisega, kindlasti tuleb ka aastalõputurniir, mis eelmisel aastal nüüd Märjamaal tõmbas 4x4 sarja kokku. Ma arvan, et tegelikult sporti on Raplas küll ja ainult leia üles ja mine osa.